hommikust! Me oleme siin kaunis Pärnumaa metsas Tori lähedal ja meie Eesti geoloogid võtame teid täna välitööle kaasa ja näitame siis, mis on nagu värskeimad uudised metsast praegu. Et mina olen Kristiina ja minuga on ka veel kaasas. Hoi, mina olen Siim. Geoloog Siim, millega tegu? Tegu on tavalise Eesti mõõkhambulise viirsaviga. Kui te kaevate auku, siis tuleb kasutada ära looduslikke lihtsustusi nagu kraavikaldad ja muud põnevad abimehed. Sina kui kogenud välitöö geoloog, et mis sa arvad, mis on nagu kõige tähtsamad asjad, mis välitööl peavad alati olema? Mina nagu mõtlesin, et väga tähtis on kindlasti õige riietus ja jalanõu on ju. Siimul on siin pea puusani kummikud ja igasuguseid põnevaid veekindlaid jopesid, mis on ära kadunud seljast. Minul on ka kummikud ja siuksed kilekad seljas. Siis teise asjana, mis mina mõtlesin, äkki võiks olla mingi kaart või keps või et sa teaksid, kus sa oled. Tänapäeval on muidugi lihtne. Kõigil on nutitelefonid. Ja saab 4G on sees location services ja vaatad, kus oled. Mis siin veel võiks välitööl oluline olla? Välipäevik, paned kirja kõik, mis... Ja välipäeviku puhul on, kui on selline kaunis varasuvine aeg nagu praegu, siis võib tulla ka vihma. Siis on väga kaval harilikuga kirjutada, sest muidu võib pastakas laiali minna. Siis ma mõtlen, et oluline on minu jaoks vähemalt on nagu kõige olulisem, et on mul vett ja kindlasti süüa. Mis on nagu siuke klassikaline geoloogi toit, mis ta välitööle kaasa võtab? Konserv. Konserv leivaga ja siuke alkoholivaba õlu, eks ole, Siim? Absoluutselt. Aga kas on veel midagi, mis on välitööl väga oluline? Üks alkoholiga õlu ka äkki. Eesti naised ei ole nagu ka lihtsalt kindlasti, võtta Siim tegid siin. Et kuna Siim on siin juba nädalaid kaevanud, siis ma pean teda ikka aitama. Ja kui sa nagu auku kinni kaevad, siis on kõige tähtsam, et sa paned järjekorra samamoodi, et ei ajaks midagi sassi. Ja et kui põder tuleb ja siin jalutab, et siis ta ei koperdaks meie auku, et kõik jääks ilusti nagu oli enne. Nagu mul siin nüüd on. Kuigi kevadel pole metsas palju süüa, on siiski kuusevõrsed, mis on suurepärane C-vitamiini allikas. Sellest võib teha teed ja smuutit ja panna niisama vette. Mis loom see on? Vooluvesete. Näita Siim oma võileiba siis. Mis sul seal on vahel? Vorst. Minul on ikka porgandileib ja siis ma panin sinna karulaugu hummus. Siis on maasuitsusinki, juustu ja kurki. Siis ma võtsin veel kanakarri salati, banaani ja smuuti. See on präänik.
väga stiilne. Ja õlu. Ja siit tuleb eksklusiivintervjuu Siimuga. Et te olete juba mitu korda see aasta välitöödel käinud, kui palju te olete ka loomi näinud. Milliseid loomi olete näinud ja milliste loomade jälgi olete näinud? Karujälge ei ole näinud. Milliste te olete? Teisi jälgi olen näinud. Üks päev nägime isegi põtra siit. Olen näinud põtra, olen näinud jenist, kitse. Aga siit tuleb siis viktoriini küsimus põtrade kohta. Et mis sa Siim arvad, kui palju kaalub üks täis kasvanud põder? Põdrapull. Ma arvan, et kui ta kasti õlut ära on joonud, siis vähemalt 100 kilo. Aga õige vastus on hoopis 500 kilo. Aga kuidas, kui isas põder on põdrapull, siis kuidas nimetatakse emas põtra? Soomlanna. Põdralehm. Ja lapsed on neil põdramullikad ja põdravasikad vist. Aga praegusel varakevadisel ajal, Siim, mis sa arvad, kaua üks põder siin kandis toitu päevas otsib, mitu tundi? Kui pikk päeva jooksul? Ma arvan 7 tundi. See oli kirjas lausa 10–13. Kas sa kaevad endale või teisele auku? Ei tea, tahaks öelda, et olles nüüd juba 3 päeva seda auku siin kaevanud, võin öelda, et tulemus ei ole just palju kiita. Aga proovime ühe päeva veel. Et siis mida me üldse täna teeme, on pinnakatte kaardistamine, et püüame siis teada saada, mis on esimese meetri peal valdav settematerjal. Siim, kuidas tundub? Kas väsimus on juba jalgades? Ei ole. Minul ka mitte. Ainult vesi. Ilm on meil täna selline vahelduv. Vahelduv pilvisus on vist või? Natuke pilves, sajab vihma ja vahepeal näitab ka päikest. Uued vihmapilved on meid ootamas. Ka välipäevikul ei ole välitöödel lihtne olla kuiv ja puhas. Aga Siim endiselt vapralt uurib. Siim, mis lihastega siis tuleb tõmmata puuri ja lavidat? Jala ja selja. Ja kuidas sinu selg on? Haige. Ja me oleme Siimuga jõudnud edukalt lõpp-punkti. Siim, mis meeleolu on? Hea. Klassika. Märg ja äike ja... Me oleme päris mitu sammu teinud. Vaatame, telefon ütleb mulle, et 16 000 sammu täna. Hea töö. See on hea. Ja vaatame, mis meil kummiku sees on. Vesi. Oh jee. Oh jee. Jipika jee. Marinaad. Vahepeal lõi välku ka, siis Siim oli oma pikse vardaga mõnus target. Aga soe ja tore on olla ja Eesti geoloog siitpoolt lõpetab.